sellepärast, et ma olin juba aastaid otsinud sellist informatsiooni, kus ma saaksin kõikidele oma küsimustele vastused. Et ma olen tegelenud isikliku arengu ja lugemisega juba 20 aastat. Et mind on huvitanud kõik, mis toimub minu ümber ja kõik, mis toimub minu sees. Aga kõikidele nendele küsimustele ma ei saanud tihtipeale vastuseid. Et lugedes läbi juba 100 raamatuid, hakkasid teemad korduma, aga vastuseid ei olnud. Ja kui ma leidsin internetist Natalja Rodina video, siis ma avastasin enda jaoks juba läbi selle esimese pisikese klipi, et see naine teab midagi sellist, mida mitte kuskil mujal kirjas ei ole. Ja loomulikult tekitas minus tohutut huvi. Ma võtsin ühendust kohe tema abilistega, kes aitasid mul minna nullkursusele. Ja nullkursus on siis nüüd selline baaskursus, kuhu ka ei võeta kõiki inimesi sinna tehakse. No nii nagu kosmonaudiks ei saa, kõik inimesed ei saa, aga sinna kooli kõik inimesed. Ja kui ma sinna nullkursusele sain ja selle läbi käisin, siis ma sain aru, et ma olen leidnud midagi sellist unikaalset, mida mitte kuskil raamatutes kirjas ei ole, kus ma saan kõik oma vastused ja mitte ainult kosmose kohta, mitte ainult enda olemise ja eksisteerimise ja teadvuse kohta, vaid vastused ka sellele, kuidas õigesti suhelda, kuidas finantsidega ümber õigesti käia, kuidas õigesti lapsi kasvatada ja nii edasi ja nii edasi. Ehk kõik see, mida meil tegelikult eluks, arenguks vaja on selle nullkursusel juba väikese informatsioonina olemas. Ja nullkursusel iga inimene saab juba otsustada, kui see informatsioon teda huvitab, saab ta edasi minna Natalja Vladimirovna õpilaseks ehk minna ülikooli, mis on isiksuse arengu keskus Ukraina Teaduste Akadeemia juures. Mina läksin nullkursusele, kuna ma olen tegelikult kogu elu otsinud midagi enamat. Ma olen tundnud, et siin maailmas on midagi enamat ja lõpuks, kui ma tuttava kaudu juba sain eelnevalt selle kohta informatsiooni, siis see tundus just see koht, kus ma tundsin, et see ongi see õige koht, mida ma olen otsinud. Ja kui ma selle nullkursuse lõpetasin, siis ma olin väga tänulik esiteks inimesele, kes mind sinna kutsus ja see oli minu jaoks väga paljusti ka selline silmi avav ja ma arvan, et täna ma olen väga paljuski, ma olen parem ema, ma olen parem naine, ma olen parem inimene tänu sellele kursusele. Ja soovitan kõigil vähemalt see algusse läbi käia, et aru saada ise, et mis see võib teile anda edaspidiseks. Tere, mina tulin Natalja Vladimirovna juurde õppima oma õe soovitusel. Ja sisemine intuitsioon nagu ütles, et see on minu teema, et seda võiks uurida, uudishimu ka. Ja nullkursus muutis väga palju, andis mulle täiesti teise nagu vaate elule. Ja ma olen väga õnnelik ja tänulik, et see nii on läinud ja mida kursus edasi, seda rohkem teadmisi, seda rohkem avardumist, tarkusi. Tere! Mina tulin siia kursustele sellepärast, et ma olen väga palju tegelenud igasuguste nii-öelda vaimsete tegevustega, vaimset alal käinud neid loenguid ja kursuseid. No neid on nii palju, et ma lihtsalt ei jõuaks neid üles lugedagi. Siis, kui see meie ilus Eesti aeg siia tuli, siis hakkasid käima meile Peterburist need sensitiivid. Kui nad rääkisid huvitavaid asju, kuidas ikka ennast tervendada niiviisi ja naavis ja neid kursuseid oli ikka väga häid. Siis oli veel ukrainlane Kandõba, kes tegi meile terve nädal aega kursust ja 8 tundi päevas. Ja need olid nii super kursused, seal oli iga haiguse kohta oli oma meetod, kuidas seda inimest terveks teha. Siis ma olen käinud Reiki kursusel. No Reiki kursus oli üks väga super kursus muidugi, sest et see tegutses nagu nii-öelda jumala energiaga. Ja sellega sain ka tõesti mõningaid inimesi väga hästi tervendatud. Ja siis tuli veel ja veel neid ja lõpuks siis ma jõudsin Mai välja taga kursustele.
käisin nendel loengutel ka väga head kursused muidugi, aga mingist momendist ma märkasin, et no sellest on ikka kõigest vähe. No ei ole see ikka, peab ikka olema veel midagi paremat, veel midagi sellist, mis ikka tõesti aitaks edasi. Ja siis ma jõudsingi siia kursustele ja see oli nii huvitav selles mõttes, et võt, kui sa juba oled valmis selleks, et sinna minna, siis ta mingit teed pidi tuleb ja tuleb niisugust huvitavat teed pidi. Mind kutsus siia Külliki. Mina Küllikit üleüldse ei tundnud, polnud näinudki, esimest korda nägin ühel sünnipäeval. Ja siis meil oli juttu seal mingitest vaimsetest asjadest ja me istusime temaga kõrvuti, aga siis ta ei öelnud mulle ka midagi. Aga paar päeva läks mööda ja siis ta järsku helistab. Ja ütleb, et tead, et me istusime seal sünnipäeval kõrvuti sinuga, aga mul on niisugune huvitav kursus, millega ma tegelen, kus ma käin, et äkki see sind huvitab. Ja ma ütlesin, loomulikult huvitab niisugune kursus, ma olen seda ammu oodanud. Miks sa nii hilja tulid? Niimoodi, nii et siis ma tulin sellele kursusele ja nüüd ma leian, et ma ei saa kuidagi jätta seda, kui mingilt kohalt pooleli, vaid nüüd ma olen teisel kursuse läbi käinud. Ja ma loodan, et ma saan ka ikka edasi kolmandale ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tänan väga. Mina tulin nullkursustele sellepärast, et ma tegelikult teadsin endaks väga ammu, et kusagil on ka mingi muu maailm ja mingid muud jõud ja toimetused ja mis ma sain nullkursuselt, saingi selle, et tegelikult see maailm on väga suur, mida ma ei osanud arvata ja et tegelikult see on täiesti oomamatu, mis tegelikult meie ümber on ja ma olen täiesti kindel, et ma järjest arenen, aga ma tean väga-väga vähe alles kõigest sellest. Ja mina tulin nullkursusele, et mind on kogu aeg nagu huvitanud, et mis siin maailmas ikkagi sünnib, mis on meie kõrval taga ja ees, et kogu see nähtamatu on selline müstiline ja huvitav olnud. Ja nüüd ma olen sellest kursuselt nagu õppinud aru saama, mis see kõik on, kuidas me siia sulandume, mis meie ümber. Olen alati mõelnud, et elus peab olema midagi rohkemat ja ma oma hinges olen tundnud ka, et midagi võiks olla rohkemat ja 60 aastat ära elada ja siis pärast, kui elu läbi saab, siis tundus minu jaoks kuidagi väga raske ja nagu raske vastu võtta. Ja kui ma kuulsin ka sellest nullkursusest ja hingedest ja nendest asjadest, siis ma tahtsingi teada veel, et kas minul nendele vastustele ka küsimused olemas ja nullkursus oligi täpselt see, kus ma sain endale vastuse, et elu ei ole nii lühike ja üürike ja siin on tegelikult palju suuremad asjad siin taga. Ja see oligi see, mida nullkursus mulle andis. Sellest on nüüd juba mõned aastad, kui ma seal esimesel nullkursusel käisin. Seda informatsiooni jagas mulle hea tuttav ja tundus põnev. Ja mida rohkem asjasse süüvisin, seda ägedamaks asi läks. Ja nüüd on juba nii, et ilma selleta nagu ei saagi enam. Tere! Läksin baaskursusele, et avada enda suus uks järgmisesse eluetappi. Ja baaskursus Natalja Vladimirovna Rodina isiksuse arengu keskuses on minu jaoks tänaseks muutnud minu elu kardinaalselt. Ma tunnen, et ma olen ise oma elu oma kätesse saanud, ma vastutan oma elu eest, ma suhtun oma elusse teadlikult ja ma naudin seda protsessi ja kõige huvitavam on jälgida seda iseenda õpingut ja enda kulgemist kogu sellele arenguteel. Ma soovitan kõigil osaleda, aga sa peaksid vaatama, kas sa oled julge, sest sellel hetkel, kui sa oled baaskursuse läbinud, tulevad väga korralikud eluväljakutsed. Kui sa oled eluväljakutseteks valmis, siis sa oled teinud ühe võrratu valiku, aga kui sa väljakutseteks valmis ei ole, siis igaks juhuks ära sinna koolitusele mine. Mina sain mõtte nullkursusele minna tänu sellele, et erinevatel koolitustel räägiti minule täiesti võõrast teemast. Ja kui üks kord räägiti, teine kord räägiti, siis hakkas mul tekkima huvi. Mis selle taga on, mida ma tegelikult ei tea? Ja kui pakuti välja võimalus minna nullkursusele,
siis mõtlesin, aga võib-olla see on see koht, kus ma saan enda jaoks teada rohkemat. Ja pärast seda, kui ma käisin ära sellel nullkursusel, ma sain aru, et ma tegelikult ei teadnud mitte kui midagi. Ja võttes vastu selle info, tekkis tahtmine, ma tahan veel. Mina olen olnud alati selline väga materiaalne ja 2 jalaga maas inimene, aga kuna mul elus on olnud 2 korda selline olukord, kus ma olen pääsenud eluga, aga ma pärast olen mõelnud, et see füüsikaseadustele see asi kuidagi ei vastanud. Ma saan aru, et on veel olemas mingisugused jõud, on midagi, mis juhib minu elu, aga ma ei saanud aru, mis asi see on. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et teinekord on niimoodi, et ma mõtlen ühte asja, aga kipun tegema teist. Või mul tekivad peas sellised kahesugused mõtted, et ühtemoodi ja teistmoodi. Kust need mõtted tulevad? Millise mõtte järgi ma käitun? Ja kuna siin pakuti välja selgitust, et mis see on ja kuidas see toimib, siis sellepärast ma tulingi. Ja loomulikult saades juba sellise esmase kogemuse või esmased teadmised, loomulikult see huvi ju süvenes. Ja loomulikult ma jätkan seda õppimist. Tere! Miks ma läksin õppima Natalja Vladimirovna Rodina juurde? Aga sellepärast, et ma olin käinud palju erinevatel kursustel, palju erinevaid koolitusi võtnud siin Eestis. Ja siis ma tundsin, et mingi lagi tuli peale, kui ma läksin ühele kursusele, teisele kursusele. Ja need teadmised olidki sellised minimaalsed, aga mina tahtsin teada rohkem. Ja minu ette jooksis ükskord nii, et vaatasin ühte videot ja see oli Natalja Vladimirovna video ja see oli aasta lõpu video, 30. jaanuari video. Ja siis ma vaatasin seda videot ja vaatasin, et opa, sellest võiks saada minu õpetaja. Ja Natalja Rodina ütles ka niimoodi, et mõelge oma soovid, teie soovid olid kindlasti täide. Ja mina mõtlesin, ma tahaksin minna tema juurde õppima. Ja 4. jaanuaril 2020 ma juba õppisingi Natalja Rodina juures. Ja ma näen, et see on kool ja see kool annab mulle palju. Ma liigun järjest kogu aeg vaimselt ja hingeliselt edasi ja see on lõpmatus. Ma olen niivõrd tänulik ja niivõrd õnnelik selle pärast. Aitäh! Mina läksin nullkursusele sellepärast, et ma tundsin enda sees, et ma pean sinna minema, et ma ei saa edasi elada ilma, et ma ei astuks sellele vaimse arengu teekonnale. Ja mida ma sain nullkursuselt, on esmased metoodikad selleks, et enda reaalsust juhtida, et suhted oleksid harmoonilised, selleks, et finantside voog nii-öelda voolaks, et sain teada selle, kuidas on üles ehitatud kosmos, millised on need esmased kosmoseseadused, milline oli Jeesus Kristuse elu ja millise pärandi ta tegelikult oma eluga kogu inimkonnale jättis. Ja soovitan absoluutselt kõigil inimestel, kes ei usu ainult seda, et ta on ainult see füüsiline keha, vaid tegelikult on midagi enamat, siis soovitan kõigil võtta osa sellest kursusest ja avastada enda jaoks see põnev enesearengu teekond. Tere! Mina läksin nullkursusele uudishimust ja tänu sellele, et ma olin muidugi Natalja Vladimirovna Rodina videoid vaadanud ja need olid ääretult põnevad minu jaoks ja mul on niisugune teadmisimuline kogu aeg olnud, et ma tahtsin neid teadmisi ja informatsiooni saada ja loomulikult edaentusiasm tõukas mind kaasa temaga minema, nii et me kahekesi võtsime kätte ja saime Natalja Vladimirovna Rodina õpilasteks. Ja see nullkursus, see oli väga põnev. Selles mõttes, et seal meile anti erinevaid teadmisi. Eelkõige olid kõige huvitavamad need teadmised just maisest olemisest ja olukorrast ja finantsidest, et kuidas neid rohkem oma ellu tuua. Ja loomulikult kõige põnevam oli veel see, et kuidas inimese evolutsioon toimub üleüldse ja kuidas on kosmos üles ehitatud ja kuidas inimese olemus on juba algupäraselt kujundatud ja kuidas me neid energiaid saame ja siis me saime ääretult palju praktikaid.
esialgu ma mõtlesin, et kuhu ma oma päevas kõik need praktikad mahutan. Aga lõpuks loksus kõik paika ja see oli tõeline nauding. Neid praktikaid teha, need energiad ja kõik see tunnetus muutus. Nii et ma kutsun kõiki. Tulge, arenege, tõstke oma vibratsioone. See on kõige tähtsam. See on põhiline elus.